oma püksi. Nüüd ei tööta. Proovin uuesti. Nii palju sõnavabadust. Liiga palju räägitud täna juba. Tere. See ei tööta. Nüüd töötas. Tere õhtust. Tere õhtust. Oleme jõudnud seekordse arvamusfestivali peaaegu et finaali, kui asjast õigesti aru saan. Teie ees on Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi Riigikohtu liige ja halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ja mina olen õiguskantsler Ülle Madise. Kolmekesi püüame siin kõnelda vabadusest ja seda viisil, mis ehk avaks mõne uue nüansi mõtlemiseks. Vaevalt meist keegi suudab olla või soovib olla tõekuulutaja, sest eks seegi on üks vabaduse osa, et monopoli absoluutsele tõele, ainuõigele otsusele pole mitte kellelgi. Kui meie vestlusest või sellest hoolimata peaks tekkima küsimusi, siis neid on võimalik esitada niisugusel aadressil nagu sli.do ja seal tuleb toksida number 90690. Te leiate selle aadressi ka sellelt tahvlilt, mis seisab siin ees. Et mitte liialt igavalt alustada, siis küsin heade kaasvestlejate käest, kas ori tahab saada vabaks või pigem orjapidajaks? Ma arvan, et ta tahab saada vabaks, aga ajalugu tunneb väga-väga palju näiteid ja ma mäletan ka 90ndate algusest, kuidas taasiseseisvumise järel mõni Riigikogu liige oli üsna hämmastunud, et kuidas siis nii, et Vene ajal küll ikkagi tähtsate parteibossidel tuldi ja pesti kodus aknad ära, aga Eesti Riigikogu liikmel ei tuldagi. Et see võtab alati natukene aega, kuni sa kasvad orjast vabaks inimeseks. Ja peale selle, ma arvan, et kui sa tahad seda vabadust, siis see on abstraktne, aga kui ta on sul käes, siis ta on miski, mida sa pead kogu aeg nagu ehitama. Selgub, et hirmus töö on. Tere. Ma kardan, et nii nagu on arvamusi palju, on ka inimesi väga erinevaid. Küllap on ka ajaloos olnud erineva tüüpi orje oma erinevate tahtmistega. Nii palju, kui neid on lastud välja kujuneda. Et ma lisaks selles moderaatori loetelu võib-olla kõige kurema näite, et mõni ori, ma kardan, tahabki orjaks jääda. Et see on kõige ohtlikum, kui mõni inimene ei soovigi olla vaba, see tähendab, ta tahab kuulatuda kangesti mõne tubli ja karismaatilise patjuska targale õpetusele. Et ma ise loodan, et kui Eesti ajalugu vaadata, me oleme siin selle ajaloo torni veerel, kui kõik need ajastud läbida, et sealt ikka kumab läbi see tahtmine olla vaba, et me oleme selle vabaduse eest sõdinud ja lubanud ka kartulikoori süüa, mitte ainult sellel nimel, et riik oleks vaba, vaid ka inimene oleks vaba. Muide, vaba inimest pidavat orjast eristama see, et ori laseb endaga pitsa ja prääniku abil manipuleerida. Ja sellest on olnud siin mõnes tänases eelnevas aruteluski juttu, et iga ühel meist on tegelikult kohustus kanda oma hinge eest hoolt, muuhulgas sellel moel, et me püüame pidevalt ka oma enda veendumuste ja oma enda uskumuste tõepära kontrollida, nende üle kriitiliselt mõelda ja võib-olla olla valmis arutelu järel mõnd veendumust või uskumust ka muutma. Aga siit edasi minnes üks Rumeenia kirjanik on sedastanud just selle Rumeenias elamise kogemuse pinnalt, et need inimesed, kellel on totalitaarse režiimi kogemus, tegelikult ei suudagi või suudavad väga suurte raskustega päriselt vabaks saada, sellepärast, et on hirm teiste vabaduse ees ja ka iseenda vabaduse ees. No ei.
mina selles mõttes, et kui me asume kohe ette sellisele positsioonile, et lihtsalt sellepärast, et keegi on kunagi meid okupeerinud, kaotame me võime olla vabad ja ise taluda vabadust nii enda kui teiste oma, siis see on väga halb ettekääne. See on võib-olla on see seletatav sellega, kui ma ei tea, kuna see on kirjutatud, aga just nimelt, kui siin Ivo mainis seda kartulikoorte söömist, et neid me lubasime süüa ühe konkreetse vabaduse eest ja see oli vabadus okupatsioonist. Kõigi teiste vabadustega me sellel teemal ja sellel hetkel ei tegelenud. Ehk et jah, kui okupatsiooni järel kohe aastal 1992 me oleksime pidanud võtma ette meie enda põhiseaduse, mille me referendumil seejuures heaks kiitsime ise oma vabaduse vaimustuses ja hakkama punkthaaval vaatama, et milliseid vabadusi meil seal lubati, siis võib-olla oleks tekkinud, võtnud näiteks, et Nõukogude Liidu konstitutsioonis, kuidas seal käsitleti samasoolisi paare või inimesi, kes olid homoseksuaalsed. Selle jaoks oli üks teine seadus. Just. Ja kui me võtame siis nüüd meie uue põhiseaduse, kuidas siis nende õigused olid. Me ei pidanud ju sellist arutelu 92. aastal. Me lihtsalt läksime ja me kiitsime selle põhiseaduse heaks. Me sõime kartulikoori sellepärast, et me olime vabad sellest asjast, mille nimi oli okupatsioon. Aga siis me ei sisustanud enda jaoks neid vabadusi. Nii et võib-olla, kui see Rumeenia kirjanik on kirjutanud seda kunagi varem, oli see kohane vabandus, aga täna ei ole see kindlasti kohane vabandus ühelegi rumeenlasele ega eestlasele. Mõnes mõttes nõus, aga võib-olla siiski oli ka natuke seda isikliku vabaduse unistust, et see, mis seal Nõukogude Liidus, mina selle referendumi ajal, mis ma võisin olla, hääletada veel ei saanud, olin vast 17. Et ma arvan, et ikkagi oli natukene seda Priiuse iha, mis oli ju eestlastel ka 19. sajandil unistati see, et isake tsaar meid vabaks laseks, et see oli just nimelt see isiklik vabadus. Ja kui see vabadus tuli, oli see suuresti tühi kest ja selle täitmine tegelikult tekitas paljudele pettumust, et just see Priiuse pool tähendas ikkagi natuke ka seda vabadust ka mitte ainult abstraktselt, eks ole, Nõukogude Liidust, vaid ka vabadust miilitsast ja vabadust KGB-st ja see on just nimelt see isikliku vabaduse aspekt. Et eestlased on näidanud seda küll orjapõlvest, küll selle KGB võimu alt välja tulemise suutlikkust ja oskust, aga ma tõesti ei kujutaks ette, kui nüüd ühel päeval Põhja-Koreas seal see režiim kukuks, et mismoodi seal see ühiskond hakkaks edasi liikuma selle vabaduse poole läbi milliste kadalippude. Me tegelikult ei tea, seal võib olla dissidente, kes on vägagi haritud, kes on suutnud pääseda ligi millelegi sarnasele, nagu meie jaoks oli Soome televisioon, millega me tihti põhjendame oma algset õiget instinkti. Aga ilmselt üksikud. Jah, aga ka meil ei olnud neid kindlasti 1,3 miljonit, eks ole. Et mina arvan, et tegelikult me ikkagi tollel hetkel jah, igal ühel oli mingi oma isiklik vabadus, mida ta veel tahtis. Kes tahtis, et teda jähvardaks miilits, kui ta ostab soomlase käest paari teksaseid, kes tahtis Soome sõita, kes tahtis lõugu laiutada, eks ole, nii palju, kui ta tahtis. Et selle eest kinni ei pandaks. Kõigil olid mingisugused omad soovid, mida nad selle vabaduse juures veel tahtsid, aga ma arvan, et üks kõige olulisem siiski oli see, et meil oli hästi selge lugu. Meid keegi okupeeris, see võim läheb nüüd ära. Järelikult me saame vabaks. Et tegelikult esineb ka teistsuguseid olukordi, esines ka raudse eesriided, aga paljud rahvad valitsesid ennast ise, kuid olid samavõrra okupeeritud. Ma arvan, nende jaoks oli see vahetajumine palju palju kui meie jaoks tollel hetkel. Jah, just need dissidendid on üks näide, kuidas võib olla ka nende vabaduse tahkudest, võib-olla hiljem räägime nendest võib-olla pikemalt, et sisemiselt vaba saab ka olla ori ja mõni, kes on ilma igasuguste väliste kammitsateta justkui võiks olla, ta on just nende oma kirgede ja võib-olla ka ajuloputuse ori. Et need on need inimesed,
kes võib-olla teevad meile kurvemaks. Mul on küll selline oletus, et nii nagu paljudel valimistel üritatakse võimaldada eriti populistlike jõudude poolt inimestel uskuda, et just nüüd täituvad nende unistused ja muidugi ei täpsustata, millised nimelt. Et ju see võis olla nõnda ka vabanemisel, et inimesed lootsid, et kõigest sellest jamast saab lahti. Sellest saab lahti, mis ei meeldi ja kõike seda saab teha, mis meeldib. Ja ühtlasi oli tõenäoliselt ettekujutus, et Eesti rahval on üks ühtne, selge tahe ja seisukoht kõikides olulistes asjades. Ja korraga siis, kui diktaat ülevalt poolt lõppes, olid sa silmitsi ühelt poolt sellega, et korraga keegi osutus hirmus edukaks. Kas sai rikkaks või sai võimule või? No see ei saa ju nii olla. See ei ole õiglane, ta ei ole parem kui mina. Ja teiseks, korraga selgus, et inimesed tahavad elada täiesti erinevaid elusid ja käivad üksteisele kaunis kõvasti närvidele. Ka see polnud ju see, mida oleks tahtnud. Nii et võib-olla praeguseks Eesti ja paljud teised riigid ongi selles mingis mõttes tüdimuse olukorras just sellepärast, et inimestel on ju unistus, et jamast saab lahti ja siis nüüd on tunne, et üks jama asendus teisega. Et kui tohib. Et eks seda nii nagu võib-olla liiga palju demokraatiat, nagu on näiteks professor Taagepera kirjutanud, võib iseennast ära süüa, eks liigne vabadus võib ka olla vabadusele endale hukutav. Just selle vedru efekti tõttu, et kui sa vedru kokku surud, siis ühel hetkel kipub ta jälle laiali hüppama. Ja kui selle vabadusega üle pingutada, hakkadki teistele närvidele käima ja teisi segama, ega inimesed ei ela kapslis ja ühe vabadus tihtilugu on teise arvelt ja 90-ndatel seda sellist kauboi ühiskonda oli teataval määral. Et ikkagi oli rohkem seda, et Bemmile vajutati lapats põhja ja tümakas keerati ka põhja. Või ehitati, kuidas juhtub ja ükstapuha kelle aken kinni. Et sellepärast on, võib-olla on ka tulnud seda tunnetust nüüd juurde, et vabadust on hakatud võib-olla targemini kasutama, aga ka ohjes hoidma. Et sellest võib ka võib-olla hiljem rääkida, et seda on tegelikult ikkagi vabaduse jaoks teatud reegleid vaja. Ma arvan, et 90-ndatel me ka väga suuresti sisustasime vabaduse mõistet jõukusega, et kui sa mõtled, hästi populaarne oli nädalaleht Eesti Ekspress, mis tegelikult ju oleks pidanud kõnetama väikest osa Eesti ühiskonnast, aga ta oli väga suure tiraažiga. See tähendab, ta kõnetas kõiki neid, kes nägid iseennast 5 või 10 aasta pärast sellisena, nagu on need inimesed, kellest Ekspressis eks ju kirjutatakse. Täna oleme me tegelikult selles mõttes palju vabamad, et kuna Eesti elatustase on tõusnud vaeste riikide hulgast, eks ole, kes jäi allapoole ametlikku globaalset vaesuspiiri, eks ju, alla $2 inimese kohta päevas, tollal vist isegi alla 1, et oleme tõusnud riikide hulka, kes on rikas, mis tähendab, et me oleme tegelikult saanud selles mõttes üldse palju vabamaks, et täna on meil võimalik teha ka valikuid, näiteks validagi Eesti keskmisest väiksema sissetulekuga amet, eks ole, oluliselt madalama tulutasemega amet või valida ka aega-ajalt mitte midagi teha või valida töötamine väiksema töökoormusega. Ütleme need, kes 90-ndatel tööle läksid, ma olen teist kõva 5 aastat vanem, mäletan seda aega paremini ja sain ka referendumil hääletada, et meil oli vähem vabadusi, kui on tänastel noortel tegelikult ja ma arvan, et ka siit tekib selle elumõtte otsimine, nende vabaduste sisustamine ja ma arvan, et see on üldiselt hea, et nüüd me seda debatti peame, mida me 92. aastal ei pidanud, kui me oma põhiseaduse vastu võtsime tegelikult, et milliseid vabadusi me siis tahame, milliseid vabadusi me ka ei soovi või mida me oleme oma vabadusest nõus allutama ühisele eesmärgile. Ühtepidi tänased noored ei peaks sellega piirduma, mis on neile nagu kandikul kätte toodud ja põhiseaduse referendumil. Ja ka põhiseadus ise sisaldab sellist klauslit, et see, mis on nende kaante vahele kirja saanud, et sellega asi ei pea piirduma.
et põhiseaduse mõte peab ikkagi lendama kõrgelt ja sealt nii seadusandja kui ka teised võimuharud, kaasa arvatud kohus, on lausa kohustatud neid loovalt otsima. Mitte ei peaks siis kuidagi tundma hirmu aktivismi ees, kui ta sealt põhiseaduse ridade vahelt mõtte hulgast leiab veel mõne uue õiguse. No millise õiguse võiks siis sealt veel välja tuletada uus põlvkond. Minu meelest oleks aeg ikkagi sealmaal, et tuletada sealt, leida üles õigus keskkonna säästmisele. Et seda ma varem ringkonnakohtunikuna kunagi üritasin selles võtmes ühe otsuse kirjutada. No toonased head kolleegid Riigikohtus arvasid, et see on ikkagi liiga julge ja kaugele. Võib-olla ka siis vara veel sellist õigust anda, aga see diskussioon oli võib-olla rohkem, läks valele rajale, et justkui me peaks kindlaks kõigepealt määrama, et mis taseme, kui puhast keskkonda me suudame tagada. Aga ei pea niimoodi olema, et me saame selle sisustada just nimelt vabaduse võtmes. See tähendab olla vaba mingisugustest jaburatest, põhjendamatustest keskkonnahäiringutest, millel ei ole tegelikult seda, mida ei ole ühiskonna jaoks tarvis, mida saaks lahendada muul viisil. Aga mina jõuan sinna hoopis läbi vabaduse ja kohustuse teise poolena, sest igal vabadusel on ju ka kohustused, eks ole. Vabaduste juurde käivad nagu kohustused ja meil on ka kohustus mitte oma põlvkonnana ära kulutada neid ressursse, et mis paneksid järgmised põlvkonnad ebavõrdsesse olukorda. See on otseselt põhiseadusest tulenev põhimõte, põlvkondade vahelise võrdsuse tagamine ja juba sellest tulenevalt minu arvates meil ei ole õigust keskkonda reostada. Ja kui me nende kohustuste juurde juba jõudsime, siis mulle hästi meeldib see, et sa ütled, et vabadusi saab järjest nagu avardada, aga alguses me ei pidanud neid isegi avardama, me pidime nad lihtsalt nagu ära sisustama, sest et kui Eesti riik sai iseseisvaks, põhiseadus võeti vastu, siis meil on majandusvabadus, meil on ettevõtlusvabadus. Mida tähendab ettevõtlusvabadus? Ettevõtlusvabadus tähendab tulumaksu ja käibemaksu ja sotsmaksu ja käibedeklaratsiooni, sotsmaksudeklaratsiooni, töötajate registreerimist, erinevaid reklaamipiiranguid, kõike seda. Just, et see kõik on tegelikult kirjeldatud vabadus. Aga nii kurb, kui see ka ei ole, aga kui me nüüd mõtleme, et 90-ndatel oli kindlasti vähem ära kirjeldatud ja täna on kindlasti ka mõne koha pealt üle kirjeldatud. Aga lõppkokkuvõttes ükski vabadus päris nii ei toimi, et meil sõiduplaani ei ole, eks ju. Et selles mõttes seda tööd on ju hästi usinasti tehtud 30 aastat, veel enne, kui me jõuame selleni, et milliseid uusi vabadusi me saaksime oma põhiseadusest tuletada. Et muide, minule tundub küll, võib-olla selle tõttu, et see on olnud pikalt mu uurimisobjekt ja võib-olla ma olen ühekülgseid materjale lugenud, et vabaduse idee väga eriplaaniliselt oli uue põhiseaduse loomisel nii Põhiseaduse Assamblees kui ühiskonnas laiemalt kõvasti levinud. Kui juba mainisite siin keskkonda, siis Eesti põhiseadus on muide üks eesrindlikumaid maailmas, sest juba aastal 1992 tuli igaühe põhikohustus kaitsta looduskeskkonda ja hüvitada sellele tekitatud kahju ja samamoodi tuli õigus puhtale loodus- ja elukeskkonnale. Vastab tõele, nii nagu Ivo ütles, et kohtud võib-olla selle õiguse arendamisega veel kuigi kaugele pole jõudnud ja täpsustuseks neile, keda ehk huvitab, mida Ivo peab silmas, kui ta ütleb, et nende vabaduste, õiguste printsiipidega, mis on põhiseaduses, asi ei piirdu, siis tõesti põhiseadus ütleb ka seda, et see, mis seal on kirjas, ei välista täiendavaid õigusi ja vabadusi. Ja veelgi enam, mis on hästi huvitav, siis 92. aasta põhiseaduses asetati juba preambulis Eesti riigi eesmärkide hulgas esikohale vabadus. Üksikisiku vabadus elada oma elu nii, nagu just tema soovib, sealjuures kahjustamata teise inimese õigusi või avalikku korda. Ja samas ei saa loomulikult teise inimese õigusi ega avalikku korda sisustada nii, et inimese õigus vabalt elada, inimesena areneda, evida oma enda veendumusi, uskumusi, et seda ei olegi. Nii et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja alles siis õigusnormidele ja kõik õigusnormid peaks olema suunatud just sellele,
et iga indiviidi vabadus oleks võimalikult hästi tagatud, mis mõistagi eeldab, et ühe vabadus lõpeb seal, kus algab teise oma, et teatud raamid peavad olema ja soovitavalt need raamid peavad püsima. Ja teiseks peaks kõik normid püüdlema ka õigluse poole. Valimiste põhiteema peaks alati olema õiglus. Kui suured maksud on õiglased, millised keskkonnakaitsemeetmed on õiglased. Ja sellepärast mulle tundub, et põhiseadusest näiteks tuleneb, et kui valimiste keskseks teemaks tõstetakse asjad, mil pole õiglusega mitte mingit pistmist, siis on lati alt läbi joostud. Mulle tundub, et see üksikisiku keskmesse seadmine, mida sa mainid, ongi üks asjaolu, mida kõige rohkem viimasel ajal kahtluse alla seatakse. Et kas ikkagi on nii, et kõige tähtsam asi on üksikisiku vabadused ja riik ongi olemas selleks, et toimida nende vabaduste kindlustajana ja teatud mõttes, sotsiaalses mõttes ka viimase instantsi kindlustajana, et sul on vabadus teha, sul on vabadus eksida, sul on kusagil turvavõrk, mis su nagu lõplikust hävingust päästab sellega, et ta su kinni püüab. Et selline üksikisiku keskne lähenemine. Ja siis on see teine mõtteviis, mis ütleb, et tegelikult peavad ikkagi üksikisiku vabadused olema allutatud riiklikutele vajadustele. Ma olen kuulnud ka seda väidet näiteks, et naised sõjaväes, ei, naistel on hoopis teine kohustus kaitseväe ees, eks ole. Ehk et me oleme üksikisikutena justkui allutatud mingisugusele ülemale võimule, mida defineeritakse siis läbi enamuse tahte või väidetava enamuse tahte. See on tegelikult aus vaidlus, mida me oleksime võinud pidada 92. aastal oma põhiseadust tehes. Aga ma arvan, et suur osa meist tollel hetkel sõigi hea meelega neid kartulikoori selleks, et okupant läks ära. Mina hääletasin sellel referendumil, aga ma kindla peale selle peale niimoodi ei mõelnud. Ja kui me täna vaatame, siis ega täiesti demokraatlike maailmas lugupeetud ja meie liitlasriike on, kellel ei ole niimoodi, et just üksikisik asub nende riigi keskmes. On riike, kes ikkagi tundub, et pigem eksisteerivad kui võim, riik kui võim, tihtipeale projitseeritud võim väljapoole oma riiki, aga kes ei toimi oma rahva jaoks sellise kindlustunde tagajana ja andjana. Seejuures olles täiesti suured ja võimsad riigid, et just selles viiruse kriisis siin on välja tulnud, et osa riike ei võta seda vastutust. Nad on selle ära andnud, nad on öelnud, et see on isikute ja ütleme kindlustuspakkujate vaheline asi ja neil puudubki tervishoiusüsteem. Need on täiesti demokraatlikud riigid, täiesti toimivad, nii et on hästi erinevaid riigimudeleid, mis kõik tegelikult mahuvad vabade riikide hulka. Lihtsalt ühel juhul on sul vabadus võtta nii palju riski, et sa jäädki lõpuks täiesti üksi. Selline euroopalik sotsiaalne demokraatlik mudel, nagu meil on, eks ole, sotsiaalse turumajanduse mudel, ütleb siiski, et üksikisik on vaba toimetama, aga me ikkagi ka alati lõpuks aitame ja kaitseme teda. Ma tsiteeriks Naksitralle, kui te lubate, et looduses peab olema tasakaal. Kui me loodusest juba rääkisime, aga eks selles riigielus ja õiguskorras peab olema ka tasakaal. Et sellepärast mina ma ei postuleeriks nii nagu Ülle seda tegi, et nüüd vabadus on preambulas see kõige algus ja ots ja kupli kõige kõrgem tipp. Et ma sellega nõus ei oleks. Et ta on selle masinavärgi oluline osa, seda vabadust. Kui me selle vabaduse sealt välja viskame, meil võib demokraatia olla, aga ilma vabaduseta ta jääb orjade demokraatiaks. Ja eks sellel demokraatial on üsna kiire lõpp sellisel juhul. Aga vabadus on kindlasti piiratav ja on neid erinevaid situatsioone, kus vahel peab jääma piibeleht peale, teinekord vestman peale, ehk vahel prevaleerib vabadus, vahel üldine kasu või avalik huvi. Eks ole, me ei lepi sellega, et nüüd ükskõik kui kiiresti võib Lasnamäe kanalis pedaali vajutada. Sellel peavad piirid olema, aga teistpidi me ei... See valitsus, kes nüüd ütleb, et sõidame 20-ga edaspidi alati igal pool, vist ka kaua pukis ei püsi. Et see tasakaalu otsimine, see on loomulikult parlamendi töö ja siin mingeid piire ei saa ka seada, et nüüd valimistel ei tohiks rääkida ühest või teisest teemast. Et eks tohib ikka.
ja nende vabaduste need tuleb selgeks vaielda, niisuguseid tabusid väga ei peaks olema. Noh, põhiseaduses muidugi on tabu, et me ei saa inimestega teha mida iganes ja enamus ei tohi inimestega teha mida iganes ja sellepärast ka põhiseadus ja selline demokraatlik enamus võivad sattuda konflikti. Ja need vabadused, mis on kuldsete tähtedega põhiseadusesse raiutud, need ongi selleks suurel määral kõrgele kohale seatud, et nad manitseks ka enamust oma piire tunnetama. Mulle meeldib rohkem see, et öelda, et vabadus on sisustatud, mitte see, et ta on piiratud. Sellepärast, kui ta on piiratud, siis tekib küsimus, millega, kas teise inimese vabadusega või on keegi meilt mingi osa vabadust ära võtnud. Aga kui vabadus on sisustatud, siis on kirja pandud, eks ju, see sama liikluseeskiri, eks ju, või majandusruum, nagu me siin seda arutasime. See ei muuda asja olemust, et ega see ikkagi ühel hetkel tähendab keeldu, et liiklusmärk on ikkagi väga konkreetne, et sa ei tohi. Aga võib-olla tähendab võimalust sõita 70-ga. Ma ei tea, kummalt poolt seda vaadata. Võib-olla rahvas tahab ka kaasa rääkida tegelikult selles küsimuses, aga ma naksitralli asemel, miks mulle nagu tundub, et see lähenemine, et minu vabadus lõpeb seal, kus algab kellegi teise vabadus ja selline piiramise teema, et mulle meeldib naksitrallidest rohkem see Barack Obama ütlemine, et sinu vabaduse hukk on minu vabaduse häving, eks ole. Ehk et tegelikult ei ole niimoodi, et kellegi vabadus tuleb kellegi teise arvelt, vaid lõppkokkuvõttes, kui meil on rohkem vabadust kõigil, siis summa summarum oleme me vabamad ühel lihtsal põhjusel. Me oma elukaare jooksul muutume ühest teiseks, me areneme, me muutume, me oleme noored, me oleme vanad, eks ole. Me teeme erinevaid valikuid ja mida rohkem on erinevate ühiskonnagruppidele antud vabadusi, seda vähem me neid valikuid tehes mingitest vabadustest jääme ilma. Kõigil on mõistagi vabadus kõigiga mitte nõustuda ja vastab tõele, et terves ühiskonnas on vaidlus selle üle, mis on õiglane ja kust jooksevad üksikisiku vabaduse piirid, ongi vajalik eluterve, seda peetakse iga päev ja probleem tekib just siis, kui keegi postuleerib, et seda vaidlust ei peaks olema või asi on ilmselge. Näiteks Eesti põhiseaduse järgi on just nimelt keelatud meelevaldselt inimese vabadust piirata. Vabaduse piiramisel peab olema alati kaalukas proportsionaalne põhjus, mis on tõesti kantud üldisest huvist. Näiteks, et raske nakkushaigusega inimesed ei jookse ringi ja ei nakata teisi, see on kriminaalkorras karistatav. On olemas põhikohustused, mis on loomulik ja igasugusele vabadusele lisandub vastutus. Vastutus enda ees, vastutus teiste ees ja lõpuks ka juriidiline vastutus. Nii et loomulikult vabadus on alati piiratud ja vaba ühiskond on võimalik üksnes siis, kui vabadust ei sisustata kui kõike lubatavust, kõikide sõda kõikide vastu, vaid kui vabadust sisustatakse sellena, et sa ei saa meelevaldselt kedagi suruda oma vabast eneseteostusest loobuma, vaid tõesti peavad olema loogilised ja kaalukad argumendid selle taga. Kui tohib, ma liiguks siis Obama juurest Immanuel Kanti juurde. Tsitaadi võistluse. Ma ei ole küll Kantiga koos hommikust söönud, nagu siin vene klassikas. Ära tsiteeri Kalmet kardab. Aga tema mõte oli see, et ega see ei pea alati teise arvelt tulema, see enda vabadus, vaid kui seda vabadust niimoodi puhas mõistus juhib, mis tal oli puhas ratsionaalne mõistus, et siis sellest võib ka sündida üldine kasu, et tema imperatiivid ja nii edasi. Et see võiks meid seda vabaduse sisustamist juhtida või lahti voltimist. Aga see ei saa toimuda ikkagi reegliteta päris. Et paljude jaoks võib-olla piisaks sellest kategoorilisest imperatiivist või 10 käsust ja olekski muid seadusi vaja. Liikluse teemal on ka öeldud, et või on katsetatud lausa, et kui reeglid kaotada, siis kusagil seal katsepolügoonil hoopis hukkunute arv vähenes. Ja võib-olla ka selle koroona ja pandeemiaga.
kuskil pingutatakse reeglitega üle, kuskil on neid liiga palju. Aga ühiskond just seesama vabadus teatud reegleid vajab. Sellepärast, et muidu on väga kerge oht sattuda või saada ka kividega surnuks loobitud pärast. Et ma ületasin need nii-öelda põhiseadusesse kodeeritud piire, aga nad on väga üldised ja abstraktsed. Et sellepärast ikkagi Eesti riik ei põhine ka mingisugusel kohtuõigusel või pretsedendiõigusel, et me tagantjärele ütleme inimesele, et ta käitus halvasti näiteks asutuse jõulupeol, vaid need piirid võiks paika panna seadusandja. Et loomulikult seda ei olegi vist meist kolmest keegi väitnud, et vabaduse teostamine tähendab seda, et piire ei tohi olla, reegleid ei tohi olla. Vastupidi, vabadus on võimalik üksnes siis, kui on olemas kindlad proportsionaalsed reeglid ja nende raames saab inimene vabalt toimetada. Ja mõistagi oleme me jõudnud sellisesse ühiskonda, mis ilmselt meeldib rohkem kui vana aeg, mis on turvaline. Sest teatavasti olid ajad, kus kõige lihtsam viis saada endale uued saapad oli lihtsalt välja vaadata, kellel sellised on jalasta maha lüüa ja siis need saapad ära võtta. Et see ilmselt ei oleks midagi, mis inimestele tänasel päeval meeldiks. Aga nüüd oleme sealmaal, kus loodetavasti aadressil sli.do koodiga 90 690 on tulnud ka mõni küsimus. Urmo, kas on? On tõepoolest. Ning küsimusi mahub veel, aga praegu valisin neist välja 3, mis küsin praegu järjest ära, kui vaja, siis hiljem tuletan meelde. Aga kõigepealt siis selline küsimus ja eks te jagate omavahel, kas vastate kõik või valib keegi teie seast selle vastamiseks. Kas teie arvates on Eestis vabadusi, mida me ei kasuta praegu piisavalt või peaksime kasutama praegusest rohkem? Siis teine küsimus, milliseid vabadusi rikutakse teie meelest Eestis kõige rohkem? Ja 3. küsimus siin praegu viimasena. Kas Eesti Vabariigi valitsuse liikmetel on vabadus olla ebaviisakas? Muidugi on. Valijal on pärast vabadus teha oma järeldused. Et teatud piirini kindlasti, et ka see vabadus ei ole piiramatu, et need ikkagi ka poliitik, ükskõik kui suur on tema häältesaak, ei tähenda seda, et ta võib õhutada viha ja mingisuguseid gruppe nüüd täiesti kutsuda üles tühistama, moodsa sõnaga. Nüüd, millised õigused on väga piiratud? Ma ei näe siin kindlasti mingit katastroofi, aga kui me rääkisime nendest 90-ndatest ja metsikutest 90-ndatest, kus reegleid ei olnud, kus õigused olid sisustamata, piire kombati, et eks üks oligi need ikkagi äri- ja majanduse valdkond, et sinna nüüd kõvasti tuli piire peale Euroopa Liiduga ühinedes. Ja neid on võib-olla ka rohkem peale keeratud Eestis, kui Euroopa Liit seda nõuab. Me oleme mõnel juhul paavstlikumad kui paavst ise. Et igaks juhuks on püütud kõik hästi rangeks teha. Mitmesugustes majandussektorites, küll tervishoiuteenuste puhul, küll ka võib-olla selles samas ehituse valdkonnas, kus 90-ndatel oli võib-olla midagi anarhialaadset. No minu meelest me enne siin, Ivo, sinuga just rääkisime, et Eestis on vabadus, mida piisavalt ei kasutata, näiteks kohtusse pöördumise vabadus. Et kui inimesed tunnevad, et neid on ebaõiglaselt koheldud, kas või siin praegu ebavõrdselt koheldud selles kroonviiruskriisis, siis nad võiks rohkem kasutada ka kohtu poole pöördumist. Just arutasime, et ülle poole pöördumine tundub inimestele kuidagi nagu madalama barjääriga tegevus, kuidagi lihtsam kui minna kohtusse. Milliseid vabadusi rikutakse? Selles mõttes, et üldiselt ja üle välja ei rikuta meil väga palju vabadusi, aga meil on selliseid, ütleme, teatud hetkes, teatud ajal kindlasti on rikutud inimeste vabadusi. Et ma ei tea, kuidas käsitleda seda,
kui noored, kes on teistsuguse orientatsiooniga, tahavad Tartu noorteklubis koguneda ja ukse kõrval on siis, eks ole, on siis teistsugused inimesed, kes nagu häbistavad ja halvustavad seda, et nad tahavad sellele kogunemisele minna, et ühtpidi riivatakse kogunemise vabadust ja ma arvan, et ka õigus enesemääramisele on sellisel juhul ikkagi rikutud, eks ole, et selliseid pisikesi vabaduse riiveid on küll, või kui siin oli üht tüüpi filmifestival, eks ole, siis oli seal ukse taga ka palju inimesi, kes ütleme sisse minna ei tahtnud, aga kõigile nendele, kes tahtsid minna, oli neil üht-teist öelda, et kõik need tegelikult ongi vabaduse rikkumised ja minu meelest on vabaduse rikkumine ka tegelikult üsna oluline, sa ei saa öelda, et ta on nagu otseselt, aga kui inimene, eks ole, me kõik teame, me kõik kirjutame arvamusartikleid aeg-ajalt või arvame kuskil mujal midagi ja kui siis ütleme, algab, ma ei tea, kuidas sa ütlesid, aktiivne tühistamine, lihtsalt mõnitamine, naiste puhul reeglina allpool naba asuv temaatika, eks ole, kõik see. Minu meelest on see sõnavabaduse riivamine ja piiramine, sest et inimesed ei taha kirjutada, kui nad pärast peavad lugema. See on tegelikult vana probleem, see ei ole viimase 10 aasta probleem. Mul on üks hästi meeldejääv juhus, kirjutasin Äripäevas umbes aastal 2000 ja siis selle all olid siuksed kommentaarid, et Rõõtav on loll ja Kaljulaid on loll. Mõni kirjutas, et aga seekord on Kaljulaidil õigus. Mul oli naiivselt jube hea meel selle üle. Tegelikult ei oleks pidanud olema, eks ole. Aga see oli kommentaariumi nagu algusaeg. Et täna me kindlasti oleme jõudnud sinna, kus osa inimesi ütleb, et ma ei taha arvata, ma ei taha kirjutada sellepärast, et sellele järgneb mingi selline kohutav negatiivne laviin. Ja see on ka vabaduse piiramine minu meelest. Aga on ilminguid, et see asi võib-olla ka võtab teistsuguse pöörde, et on asutud ka võitlema siis selle sõnavabaduse eest või ütleme siis teistpidi, et kellegi teise sõnavabaduse kuritarvitamist piirama. Ehk kasutama vabadust pöörduda kohtusse, tahtsid sa öelda? Ka vajadusel tuleb minna kohtusse. Ma ei ole küll nüüd see, kes oleks üle peale kade, et kõik, kes tundsid riivatuna. Ta enne nurga taga vaikselt ütles. Nurga taga olin kade, aga see kadedus läks üle. Inimene areneb. Et ma arvan, et selle koroonaga valitsus ikkagi tegi valdavalt õiged otsused ja seda tunnetasid ka inimesed, et mis ma sinna kohtusse lähen, et seal tõenäoliselt see kohus lepib nende valikutega, et palju siis seal valitsusel ikkagi seda mänguruumi oli. Ja pigem Eesti valitsus ju valis ikkagi võrreldes siin heade liitlasriikidega nii mõnegagi võrreldes leebe tee. Aga jah, selle lahmiva, mis siis on võib-olla seda 90ndate kappavat vabaduse nautlemist on selles sotsiaalruumis tekkinud ja ma arvan, loksub seegi paika ühel hetkel, et me ei pea nüüd selle inimese au ja väärikuse pärast nii palju muretsema võib-olla kui demokraatia puhul üldiselt, et need manipulatsioonid, mis on päevavalgele tulnud, et see teeb mulle nagu suuremat mõju. Vabadus, mida ehk kasutatakse vähem kui võiks. Ma arvan, et näiteks ilusas selges eesti keeles väljendumise vabadust kasutatakse väga palju vähem kui võiks. Nii ametnike poolt kui ka inimeste endi poolt. Aga Ülle, äkki sa tahad jagada meiega, sa siin oled sättinud ennast mugavasse vahendaja rolli siia keskele, aga tegelikult meil ju oli selle viiruskriisi ajal täiesti väärikaid vaidlusi õiguste, erinevate gruppide õiguste üle ja seal ei olnudki selles mõttes lihtsat ja ühest lahendit olemas, et näiteks patsiendid vahel tundsid ennast, et haiglas koheldi neid halvasti, et nende olukorda halvendati sellega, et nad olid sunnitud maski kandma ja samal ajal teisel pool on vastas arstide õigus ja võimalus teha oma tööd ise haigeks jäämata, teisi patsiente nakatamata. Et selliseid arutelusid selles raskes kriisis, ma arvan, oli hästi palju, et ma arvan, et sul on väga palju selliseid juhtumeid ja me seisame nende aruteludega ikka veel silmitsi, et kui me mõtleme, et sügisel tuleb kooli minna, et kas laste õigus käia koolis ja õppida, kuidas see vastandub või ei vastandu, kuidas me selle vastuolu ära lahendame õpetaja õigusega, kui ta kuulub riskigruppi mitte õpetada?
samal ajal tööd kaotamata, et need ongi rasked asjad ja meil on hästi palju vaja vaielda ja arutada hästi rahulikuks jäädes seda, kuidas see koormus ühiskonnas hästi ühtlaselt nagu ära jagada. Et mis minu jaoks on nagu see, et kui niipea kui kuskil on natuke rohkem haigeid, siis keelatakse hooldekodudes viibivate inimeste külastamine ära. Et kas nende inimeste õigus oma lähedasi näha on siis väiksem kuidagi kui teistel, et seal ei olegi head lahendust ega head vastust, aga minu arust on hästi halb, kui me ei räägi, et meil on need rasked valikud. Täpselt nii. Ja tahtsingi mainida ühe võimaliku vabaduse või õigusena, mille üle on äärmiselt keeruline rääkida. Ja nimelt õigus väärikale elu lõpule. Olgu see hooldekodus, kodus, aga üha enam on neid, kes näiteks lähevad notari juurde palvega, olles meie eas, et tahaks teha korraldused nii oma vara kohta, kui organid on veel küllalt kõbusad, et siis ka organite annetamiseks. Aga samamoodi meedikutele juhise, kas kliinilise surma korral elustada või mitte elustada ja mida teha siis, kui kõik elulised funktsioonid, välja arvatud füüsilises mõttes elus olemine lakkavad. Et kas siis tuleb hoida juhtmete küljes või mitte ja inimene tahaks võtta ära vastutuse nii arstilt kui oma lähedaselt ja otsustada ise ette, et sellisel juhul vajutage asjakohast nuppu või tõmmake välja asjakohane juhe. Täna ei ole seda võimalik teha ja see on üks diskussioon, mida minu meelest võiks Eestis julgelt pidada, inimese vabadus sõltumatult otsustada oma elu lõpu väärikuse üle. Ja paraku see tõesti ka sellesama viiruskriisiga haakub. Nii olukorraga hooldekodudes kui olukorraga haiglates. Sest see seis, me muide ei tea tegelikku ohvrite hulka, sest mitte kõik koroonaohvrid ei surnud koroonaga. Siit traagiliselt noodilt läheme kohe edasi, aga paljud kaotasid elamise tahte just sellepärast, et nende juurde ei tulnud lihast ja verest inimene. Võib-olla oleks võinud isegi tulla asjakohase isikukaitsevahendiga, milleks on vastava klassi respiraator. Aga ei lubatud igaks juhuks. Mõistetav ka, et kes jaksab neid riske võtta. Aga samas need inimesed kaotasid oma elutahte. Ka neid kaebusi oli. Ka neid, kes ei saanud õigel ajal abi ja seetõttu on tänaseks samuti meie seast lahkunud. Nii et omamoodi see viiruskriis oli tõesti üks põhiseaduse läbikatsumise väga hea võimalus. Samas on hea mainida, et käesoleval aastal ka peale seda sama akuutset kriisifaasi Eesti Inimõiguste Instituudi eestvedamisel tehti päris korralik arvamusuuring. Ja sealt tuli välja, et rõhuv enamus Eesti inimesi leidis, et piirangud olid parajad, põhiseaduspärased ja õigustatud. Õnneks lõpuks oli suhteliselt vähe neid, kes arvasid, et oleks pidanud kruvid veel kõvemini kinni keerama. Ja natukene oli neid, kes leidsid kas siis, et viirust pole üldse olemas või et tuleks rahulikult edasi elada, nagu poleks juhtunud üldse mitte midagi. Ma ei tea, kas saabunud küsimustele tahame veel midagi vastata. Oma rolli seletuseks võin öelda seda, et korraldajad palusid, et kuna moderaatorit ei ole ja mina lahkelt olin nõus olema see, kes juhatab sisse ja välja ja katsub jääda võrreldes säravate kaasesinejatega võimalusel tahaplaanile, et ma olin sellega kohe lahkelt nõus. Et minu amet on selline ja kadestada ei maksa. Jah, aitäh ja lõppude lõpuks sina oled juba saanud mitmel arutelul osaleda, aga Ivale mulle on see sellel festivalil täitsa esimene, nii et me ei suuda kuidagi ennast tagasi hoida. Küsi veel, Urmo. Ja küll, küsime kohe siit edasi, sest tegelikult küsimusi tõesti siin laekub ja näiteks on siis niisugune küsimus või õigupoolest kaks küsimust, mis käivad üsna ühe asja kohta. Kas vabariigina võiksime julgemini kasutada referendumeid ja otsedemokraatiaid? Ja teine siis küsimus sama, kus kordub sama sõna. Kas 2021. aastaks plaanitav referendum riivab meie vabadusi? Siin alustan hea meelega minu eriala. Ja loomulikult põhiseaduses mitte miski ei takista riigielu küsimuse rahvahääletust. Mitte miski. Täiesti võimalik, kas see sama elulõpu väärikuse teema, hooldekodude tasu näiteks kogukonna poolt ehk solidaarselt kandmise küsimus, väga palju muid küsimusi. Põhiseadus on tehtud haruldaselt targalt. Rahvahääletus on alati siduv. Nõuandvat rahvahääletust Eesti põhiseadus ei tunne. On kaks varianti. Kas riigielu küsimus, millele saab vastata ei või jah.
ja mille alusel peavad sündima kõik seadused ja kohtuotsused, kõik muud lähenemised on põhiseadusvastased ja Riigikohtus leiavad oma letaalse otsa. Näiteks, kas abielu on mehe ja naise liit? Riigielu küsimusena see on võimalik esitada. Kui rahvas peaks vastama jah, jääb perekonnaseadus nii nagu ta on, ega keegi teda muuta ka kuuldavasti ei kavatse. Kui rahvas vastab, et ei, siis samuti ei juhtu suurt midagi. Küll aga on ebaeetiline panna hääletusele küsimus, kas peaks muutma põhiseadust. Sest sel juhul see tulemus on kohustuslik ja sellest tuleb väga palju jama. Et see on täpselt sama halb, sama küüniline asi, kui oli kooseluseaduse vastuvõtmine ilma niinimetatud rakendussäteteta, mis ometigi 51 häält vastuvõtmiseks ei nõudnud ja mis jäeti kunstlikult eraldi. Nii et niisuguse künismi vastu maksaks kindlasti olla. Rahvahääletusi korraldada just riigielu küsimuse vormis on võimalik kogu aeg ja seal ei pea Riigikogu kartma ka laialiminekut. Põhiseadus on haruldaselt tark. Selle asemel, et näiteks topeltkodakondsuse küsimuses panna rahva ette välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu sõnastuses, kas teie pooldate järgmist eelnõu välismaalaste seaduse paragrahvis 12/8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks. Ei, mitte seda ei pea panema, vaid küsimus, kas Eesti kodanikul tohib olla ka mõni muu kodakondsus, ei või jah. Lihtne ja kohustuslik. Nii et põhimõtteliselt võib, aga rahva suhtes ei ole aus viljeleda künismi. Muide, Riigikohus on seda küsimust lahendanud. Rahvas võib küll selle ümber hääletada, aga on olemas täitsa halduskolleegiumi määrus, mis ütleb, et abielu põhiseaduses tähendabki mehe ja naise kooselu ja nii mustvalgel kirjas ongi. Et kui nüüd on tahe see ümber vaadata, et Riigikohus kindlasti kuuletub sellisele referendumile, mis ütleb, et ei, et on muud variandid ka võimalikud. Paljugi sõltub küsimusest, mida hääletusele pannakse, põhiseadusel on seal piirid, aga meenub üks karikatuur sellest Krimmi referendumi ajast, kus siis olidki seal sedeli peal küsimused või vastused õigemini, et te võite hääletada selle poolt, et jah, Krimm kuulub Venemaale või siis teine variant, et ei, Krimm ei kuulu Ukrainale. Ega need Brexiti küsimused väga palju paremad ei olnud, need olid lihtsalt niivõrd segased. Asi võis olla minu sellises puudulikus keeleoskuses, aga võib-olla ka manipuleerimise katses ja see on suur oht just nende küsimustega manipuleeritud saada. Et Brexiti referendumi puhul sõnastati 14 erinevat varianti, mida inglise keele professorid siis arutasid, et mis on küllalt neutraalne ja hea. Ja tulemus oli see, et minu heale kolleegile, kes ilmselt siin istub ja neid valimisi vaatlemas käis, esitati jaoskonna ukse taga korduvalt küsimus, et kus ma selle risti pean tegema, et ütelda, et see valitsus mulle ei meeldi. See vist ongi selliste rahvaküsitluste ja referendumite üks suurim risk, et ei vastata isegi mitte sellele küsimusele, isegi kui sellest aru on saadud. Et referendumid on vajalikud ja kasulikud seal, kus tõesti on vaja langetada riigielus olulisi küsimusi ja seda tehakse heas tahtes, minnakse tõesti teada saama rahva tahet. Aga sellisel juhul peab olema tagatud see, et mõlemad pooled, ilmselt on ühe poole ja teise poole seisukohti, nad saavad esitada võrdselt oma seisukohti, neid kaitsta ja toimub nii-öelda põhjalik rahva harimine ja valmistumine selleks aruteluks. See kõlab väga idealistlikult, mõeldes selle peale, kui omades infomullides me tänapäeval oleme ja tõepoolest Brexit näitas väga hästi, et ega inimühiskond ei ole nagu purkfüüsikalise kolloidkeemia laboratooriumis, et teatud temperatuuril ja rõhu juures teatud aine võtab alati ühesuguse oleku. Ta võib vabalt võtta eile ühesuguse oleku ja homme täitsa teistsuguse oleku, et pärast referendumit oli ju internet täis noorte miljonite allkirjadega petitsioon, et tehke uus referendum, me ei teadnud, et see tegelikult ka nagu loeb. Et see on referendumite juures üks üsna nõrk külg. Alati on küsimus, kas vähemuse õigusi saab otsustada enamus hääletustega. Tegelikult ajalugu tunneb ka näiteid, kus on saanud. Näiteks Iirimaa on ju ühe põlvkonna jooksul jõudnud sinnani,
et homoseksuaalsuse kriminaliseerimisest on jõutud homoabielude lubamiseni, ka abordi lubamiseni nüüd, et see kõik on juhtunud rahvahääletustega, aga selleks on vaja väga head rahulikku arutelukultuuri ja ka kontrollitud rahastust mõlemal poolel. Mis on see probleem referendumiga, kui nüüd ausalt rääkida, siis Ülle siin rõhutas, et riigivõim ei tohi käituda meelevaldselt. See ka tähendab seda, et valitsus vastutab poliitiliselt, ka Riigikogu peab andma aru, selgitama, miks ta ühte või teist vabadust piirab. Ja kuidas nüüd ette kujutada, kuidas siis referendumil hääletajad seda enda poliitilist vastutust kannavad. Nemad teevad selle otsuse, et nüüd kellegi õigusi piirata. Et kuidas tagada, et see ikkagi oleks ratsionaalne. Et seal ongi väga suur oht, et seda otsust ei tehta selle kanti puhta ratsionaalse mõistusega, vaid ikkagi tunnetega. Aga riigivõimu teostamine tunnete alusel, seda tehakse võib-olla tihti, aga on ohtlik ja seda peab nagu kontrolli all hoidma. Selle kontrolli all hoidmiseks ongi see selgitamise kohustus. Ma mõtlen, et see on tegelikult paratamatu, et riigivõimu otsuseid tehakse tunnete ajendil, aga lihtsalt siin ongi see, et nõuab kodanikult enesedistsipliini vaadata korraks ka teisele poole ja teist poolt. Ja väga palju otsuseid saad sa teha just nimelt selle sama teise kingadesse astumise kaudu iseenda peas ratsionaalsemal moel, ületades oma seda esimest tunnetust. Ma ei tea, minul küll toimib aga kui palju tehakse? Ja. Või kui palju tehtaks, kui me nüüd kõiki asju rahvahääletusel hääletaks. Võib-olla see kogemus kunagi tekiks, aga tuuakse palju Šveitsi näiteks, aga Šveitsis pidigi see kohutav piin olema. Kõigi nende materjalide läbitöötamine. Ja enamus seda ka ei tee ja enamasti hääletusel osaluse protsent jääb tublisti alla 40 ja raha, mis kulub rahvaalgatuse kaudu rahvahääletusele jõudnud ettepaneku maha hääletamisele, on väga suur. See kampaania, mida valitsus teeb, on õige kulukas ja pikaajaline, kestab tavaliselt mitu aastat ja Šveitsis jõudis muide hääletusele ka saksakeelse nimetusega rahvaalgatus, mille nimi oli Maulkorb initsiatiive ja sisu ei olnud mitte maskikandmiskohustus, vaid see, et keelatakse kõigil ametnikel ja poliitikutel öelda, et rahvahääletusele pandud küsimus pole ratsionaalne või et näiteks nii nagu seal on püütud hääletada, et kas igal inimesel peab olema väärikas eluase või et millised munad tuleb panna metsikute veiste sarve otsa või ei tohi neid sinna üldse panna, et valitsus siin mingisugust argumenti esitada ei tohiks. Ka see hääletati maha valitsuse kampaania järel. Moodne Lääne-Euroopa demokraatia tunneb päris palju üsna veidraid referendumeid. Tegelikult mulle meenub alati see Hollandi referendum ukrainlastele vabama liikumise võimaldamisest Euroopa Liidus, kus siis Hollandi riik läks seda rahvahääletusega otsustama, küsima rahva käest referendumil, eraldades siis vahendid paremale ja vasakule, ühele ja teisele seisukohale. Ja siis kampaaniaorganisatsioonid kandsid nimetusi nagu Meie küla rahva ujumise õigus selles järves ja ukrainlaste viisavabadus. Ühesõnaga inimesed sidusid ära selle referendumi nende teemadega, mis olid nende kogukonnale olulised, said selles küsimuses vastuse teada. Aga Holland ei saanud kahjuks toetada ukrainlaste viisavabadust. Mina olen seda ka enne öelnud ja ma ise võtaks, kui mina oleks otsustaja, aga õnneks või kahjuks mina otsustaja ei ole, mul ei ole otsest rahva mandaati, et siis mina tõenäoliselt mõnedes küsimustes Eestis rahvahääletusi kindlasti korraldaks. Ma just korraldaks riigielu küsimuse vormis. On see topeltkodakondsus, on see elu lõpuväärikus, on see meie hooldekodud, neid asju on veel, et nii linna ja valla tasemel kui ka üleriigiliselt, et võib teha küll, et ma seda ei pelgaks, aga täpselt nii nagu Ivo ja Vabariigi president siin ütlesid, et siis tuleb tagada kampaania ausus, igakülgselt tasakaalustatud ja lihtsas selges eesti keeles materjalid ja siis see otsus, mille inimesed langetavad, ongi õige. Nüüd küsimus sellest, kas kohalikel valimistel saab teha rahvahääletust, vajab vastust ka sellele, et kuidas see mõjub meie ühiskonnale kui tervikule. Asi on nimelt selles,
et kohalikel valimistel kohalikku volikogu tohivad valida ka 16- ja 17-aastased noored ja samuti Eestis alaliselt elavad välismaalased. Aga rahvahääletuse küsimust, mis tõenäoliselt, kuivõrd see kampaania on lihtne ja üleriigiline, mitte ei tule punuda igas vallas või linnas spetsiifilist lahendust sellele, kuidas me teeme keskväljakud, millised koolid alles jäävad, milline on lasteaiatasu, kas transport on tasuga või tasuta, vaid saab teha üleriigilise, jõulise, emotsionaalse kampaania ja vot sellele põhiküsimusele saavad vastata ainult täisealised Eesti kodanikud. Ja kujutage nüüd ette, valimisjaoskonnas 2 kasti taha koguneb kaunis erinev saba ja sellel teemal, mille üle on käinud kogu vaidlus, ei saa hääletada Eestis elavad välismaalased ega 16- ja 17-aastased noored. Aga siit on võib-olla hea edasi minna jällegi viitega Inimõiguste Instituudi tänavuse aasta uuringule, kus küsiti, jällegi esinduslik valim, et kas põhiseadus kaitseb teie õigusi ja vabadusi. Hea uudisena vastus, üldine vastus tuli, et 82% küsitletutest arvas, et jah, kaitseb küll. Kardan, et halb uudis on see, et 52% küsitletud Vene kodanikest arvas, et kaitseb ja 48%, et ei kaitse. Ja samal ajal Eestis elavatest muudest välismaalastest või välismaa kodakondsusega inimestest 83% arvas, et Eesti põhiseadus kaitseb ka neid. Tõsi, ma ei tea täpselt, et milline see seisukoht saab olema nüüd pärast seda, kui need 12 tervet ukrainlast välja saadeti, aga vähemalt aasta alguse seisuga oli tulemus niisugune. Ja vaat siin on võib-olla üks murekoht, et kuidagi on propagandaga jõutud sinnani, et miski pärast arvatakse, et kui näiteks oma õiguse või vabaduse kaitseks esitatud kaebus jõuab Riigikohtusse, halduskolleegiumi või põhiseaduse järelevalvesse, et siis vaat just kodakondsuse tõttu Eesti ei kaitse. Mis me sellega teeme? On sul ajajoont ka, et kuidas see dünaamika on, see 52-48 punktina mulle väga palju ei ütle, sest et ma iseenesest võin aru saada, et 30 aastat tagasi, ütleme, kui ikkagi Eesti rahvas oli alla surutud rahvas Nõukogude Liidus ja teised rahvad, kes siia tulid, neil olidki teatud privileegid, näiteks võimalus ajada igal pool asja oma emakeeles, eks ju, mis meil kippus käest ära kaduma ja nii edasi, mis tähendab, et sellel hetkel, kui meie neile ütlesime, et te olete kõik nüüd meiega võrdsed, vastavalt seadusele, kui te olete kodanikud, on teil kodanikuõigused, kui alalised elanikud, siis alalise elaniku õigused ja me teie õigusi ei riku, tundsid nemad ju ikkagi seda, et nendelt on õigusi nagu vähemaks võetud, ehk et ilma ajajooneta ei ole võimalik öelda, mis tundeid see tekitab. Tegelikult on hädasti vaja kõrvale ajajoont, võib-olla see protsent ei ole nii halb, kui ta sellest tundub. Aga nii või teisiti on kindlasti meie naabril huvi süvendada vene keelt kõnelevate inimeste arvamust, et Eesti riik nende õiguste ja vabaduste eest ei seisa. Ja meie huvi on näidata, et me seisame selles mõttes pimedana inimeste emakeele suhtes nende õiguste ja vabaduste eest. Ja mingis mõttes võib-olla on see ka natuke paratamatu, et inimesed, kes ei istu meie inforuumis, ei loe meie lehti ja ei arva meiega iga päev koos, ka siin on neid ju üsna vähe, et eelmine aasta siiski oli, ma ei tea, tänavu palju on siin neid inimesi, kes kodus teist keelt kõnelevad, et neile jääb ka isegi ilma propagandata mulje, et võib-olla nad on selles maailmas natuke rohkem üksi ja natuke vähem riigi poolt toetatud ja kaitstud, kui nad tegelikult on. Jah, kui inimesele ikka pidevalt korrutatakse, et temaga on ebaõiglaselt käitutud, eks ta seda uskuma jääb või nii mõnigi. Aga mida saab kohus teha, on ikkagi aus menetlus, selle inimese ärakuulamine, talle kohtuotsuse selgitamine arusaadavas keeles, seda tuleb siis teha ka vajadusel võõrkeeles, selline õigus on ka tagatud, vaatamata sellele, et kohtu enda asjaajamine käib eesti keeles, aga vajadusel tuleb ka võõrkeelsele inimesele ka suhelda tema keeles. Ka Eesti kohtusüsteemi on niimoodi järgi proovitud, on teatud teemasid siin nende
omal ajal erusõjaväelaste teema, kes pidid siit juulilepete tulemusena lahkuma, aga ei teinud seda mitte, vaatamata sellele, et said kortereid kusagil Peterburis või mujal ameeriklaste raha eest. Et seda seltskonda ka niimoodi kasutati manipuleerimise vahendina. See on lihtsalt üks näide, kuidas teatud gruppidele saab sisendada seda ebaõigluse tunnet. Aga me peame olema valvsad, et ka meie endaga samamoodi ei manipuleeritaks, et noh, ühel juhul on need naaberriigi kodanikud, järgmisel juhul võidaks võtta ette kõik tartlased ja öelda, et mis te seal möllate oma ööklubides nüüd palgaks ja karistuseks istuge, me teeme okastraadi Tartu ümber ja laseme elektri ka sisse ja käige siis oma ööklubides. Ma olen üldse päris imestunud, et saarlased ei ole veel öelnud, et nüüd kui mandril on märksa kõrgemad nakatumise arvud, et siis mandri inimesed ei tohi saarele tulla. Et tegelikult ju võiks. Aga OSCE vähemusrahvuste ülemkomissar härra Zanier ütles paar aastat tagasi, et Eesti ikkagi on integratsiooni musternäide ja nemad just nimelt analüüsivad ka seda, et kui paljud inimesed saavad aru oma õigustest selles riigis, kus nad on ja tunnevad, et need õigused on võrdsed siis teiste või ütleme põhirahvaga. Ja kui me mäletame, siis kunagisel vastaval volinikul Max van der Stoelil oli meile jube palju etteheiteid, siis nüüd on härra Zanier on pühas vaimustuses sellest, kuidas Eestis on asjad hästi. Ja mina arvan, et see parem olemine, kuigi need üllenumbrid minu jaoks ka on pisut jahmatavad tegelikult, et see parem olemine tulebki sellest, et kui me 30 aastat tagasi ütlesime teiste rahvaste esindajatele, kes ei olnud põlisrahvas, et nüüd on niisugune asi, et tuleb vaba riik ja vabadus. Ja teil on samad õigused ja meil on samad õigused ja siis nad ei saanud sellest aru, sest kui sa oled ainult elanud totalitarismis, siis sa tunned ainult kellegi võimu teiste üle. Sa ei kujuta ette, mida see vaba olemise asi tähendab. Ja 30 aastaga on peale tulnud uus põlvkond, kes väärtustab neid vabadusi ja saab ka aru, et neid võib-olla idapiiri taga ei ole. Nii et neil on lihtsam nagu mõista, et kuidas siis Eesti riik nende vabadusi kaitseb. Aga kui sa tajud oma õigusena ka näiteks õigust saada korterit, eks ole, millist tõesti enam ei eksisteeri, et siis siin ongi käärid, et siin ongi see vabaduse mõistmise või mittemõistmise teema võib-olla, kust me alustasime. Et kui siit nüüd tehakse edasi või tagasi pööre, eks otsustage ise. Räägiks natuke individualistlikest ja kollektivistlikest lähtekohtadest ja sedagi koroonakriisi näitel. Kui mul oli ennegi tundunud, et inimesel on üldiselt armas tema enda vabadus ja teiste oma mitte nii eriti. Et ühesõnaga tahaks, et teised närvidele ei käiks ja elaks nii, nagu minu meelest on õige. Siis korraga vaadates neid kaebusi, mis meie majja tõesti virnadena jõudsid, siis hakkas mulle tunduma, et lisaks sellele inimene ei taha tegelikult ka seda oma vabadust. Üldistus oleks muidugi meelevaldne, sest et ei tea ju, mida mõtlesid need, kes ei kaevanud. Aga võiks selle üle pisut arutada. Ka avalikkuse ette jõudsid näiteks niisugused seisukohad, et valitsus oleks pidanud kinni panema kõik juuksurisalongid, kõik restoranid, sest nüüd said ju leidlikumad ja julgemad eelise. Ja seda ei rääkinud mitte need inimesed, kes võib-olla ei saagi mineviku tõttu turumajanduse alustest aru, vaid just nimelt need inimesed, kes peaks oskama vabadust mõistlikult sisustada. Need inimesed nõudsid, et tuleks valitsus ja ütleks, teie äri peab olema kinni. No see on see üks orjalikkuse ilming, et oodata seda patjuška kätt, kes siis oleks karm, aga õiglaselt karm kõigi suhtes ja mitte ise otsustada, mitte ise riske võtta. No mingi piirini, nüüd kordan ennast, aga seda reguleerimist on vaja. Et ei pea saama minu meelest ükstapuha, mis kellaajal lehepuhuriga tolmu üles keerutada, eriti veel pühapäeva hommikul. Et me võime ju tahta, et inimesed oleks ise piisavalt mõistlikud, aga
alati kõik ei ole ja kahjuks tuleb tegeleda ka nendega just, kes ei ole. Aga mõnel juhul ei aita ka see selge reegel, noh, sa võid ju panna liiklusmärgi, aga ta sõidab 200-ga ikka Lasnamäe kanalis. Mulle jäi mulje, et väga paljud nõudsid seda sulgemist selleks, et tagada kiire automaatne võrdne kohtlemine, et kui on halb, siis olgu kõigil 100% halb, et muidu keegi rikastub selle arvelt, et mina panen ennast kinni, et seal oli see argument, ma kujutan ette, mille nad tegid, et täitsa huvitav, ma arvan, rahval kuulda, mis su vastus on ja lahendus on. Ja teine põnev koht minu jaoks oli see, kuidas ikkagi inimesed alati ei taha tajuda, et nende vabadused ja kohustused on nagu hästi vastavuses ja et see on ka meie vabaduste nagu teine osa, sest kohutavalt palju tuli ettevõtjad, kes ütlesid, et vaadake, et meil ei ole tõesti ühtegi töölepinguga töötajat, aga tegelikult nad ju on meie töötajad, et nad peaks ka ikkagi saama seda palgatuge, mis siis, et nad ei ole kunagi saanud palka, sest nad ei töötanud töölepinguga, te saate ju aru, nad tegelikult ikkagi olid tööl olevad töötajad. Et see viirus oli väga vahva selles mõttes kodanikuõpetuse nagu kursus, et ta oli traagiline, kurb ja on ikka väga suur probleem, aga nagu niisuguste probleemide juures ta oli meile ütleme vägagi kiire õppetund, ma arvan, väga paljudele. Et jah, aga Ülle, ütle siis, kuidas see lahendus on? No nii nagu ka härra riigikohtunik ütles, et siis see lähenemine, mille kohaselt on ühtsed reeglid, et tuleb vältida nakatamist ja nakatumist, mis tähendab teatud täituvuspiiranguid, hügieenireegleid, distantsi hoidmise kohustust, aga ei pandud kinni kõiki juuksurisalonge, kõiki restorane. See oligi proportsionaalne, see oli kantud põhiseaduse vaimust. Eesmärgile jõudmiseks vajalikud piirid, reeglid kehtestati. Ja tõesti oli nii, et selles keerulises olukorras need, kes kiiresti suutsid ennast ümber korraldada, näiteks juuksuris töötada ükshaaval ja vahepeal õhutada ruume, näiteks restoranides kiiresti hakata koju inimestele toitu viima, hiljem lõunati kontorisse, tõsta oma lauad ümber, midagi tõsta ilusa kevadise ilmaga juba välja, vastab tõele, neil läks tõesti paremini, aga see oli täpselt see, mida 92. aastal peeti silmas, et kui loodeti ettevõtlusvabadust, ja taheti just nimelt seda, et inimene oma isikliku nutikuse ja töökusega saavutaks võimalikult head tulemused. Et muidu on nii nagu vanas naljas, et mõni inimene ei julge kätki taskust välja võtta, et muidu märgatakse, et sõrmed on eri pikkusega. Aga kuidas me peaksime, teades, et nagu see arusaamine ka sellest viirusest kogu aeg muutub, et kui nüüd oletame, et tuleb ikkagi nagu oluliselt uuem puhang, aga me praegu loeme siin teaduskirjandusest, et näiteks maski kandmine, kui sa köhid teise inimese peale läbi maski, siis nakatumise tõenäosus kukub 30 korda või siis teiselt. Ei vasta tõele kahju. No ei tea. Teistpidi, kui professor Lutsari sõnul ei vasta. Jah, kui 80% inimesi kannaks maski, et siis see oleks sama efektiivne kui, eks ole, see, mida me tegime nagu alguses, eks ole. Ja siis me kõik veel ka vaidleme nagu selle üle, et kuidas, kas see, mis kevadel oli pretsedent, kas see peab sügisel olema samas rööpas automaatselt jälle need samad või võib nüüd oma nutikust kasutada ka teistmoodi, et mõelda siis sellele teadusinfole, tugineda sellele appelleerides. Aga nagu ma aru saan, siis sa ei usu sellesse, et sul on omad teadlased, kellesse sa usud rohkem kui teistesse. Ei, ma küsisin teadlastelt, et kas on olemas kas või üks ainus uuring, mis tegelikult kinnitab seda, mis on korrektse metoodikaga, et tõepoolest on kasu, kui kantakse nii nagu kantakse, ehk siis valesti. Ja sellest materjalist maske, mis meil, ja seda ei tehta. Ja vastus on, et ei, sellist uuringut ei ole ja loomulikult materjaliteadus, viroloogia ja käitumisteadus ka ütlevad, et seal seda sellist kasu olla ei saa. Aga otse loomulikult, kui me räägime näiteks meedikute kaitsest, perearsti kaitsest, kui talle tuleb asümptomaatiline, võib-olla asümptomaatiline patsient hoopis valutava varbaga, siis loomulikult tuleb õigesti kanda ühekordset maski selleks, et säästa ka siis, kui sellel asümptomaatilisel inimesel võib-olla on tegelikult see viirus sees ja võib kõneldes ja hingates juba levida, meedik puutub kokku paljude inimestega, jah, tema kaitseks on see täiesti põhjendatud. Aga midagi ei ole teha, et juriidiliselt selle kohustuse saab ikka kehtestada üksnes siis, kui tõepoolest, kui nii nagu inimesed seda kannavad,
see materjal seda konkreetset viirust ikka kinni peab. Et selle kohta praegusel hetkel veel tegelikult tõendeid ei ole, just siis, kui kantakse valesti ja just siis, kui kantakse selle kvaliteedi maski. Aga ma arvan, et ärme sinna parem läheme, sellepärast et siin on riigid selle kehtestanud ja need alused, miks seda tehakse, on hoopis teised. Et inimesed tunneks, et midagi annab ikkagi teha. Teiseks, et paljud tajuvad seda kandmist nii ebamugavalt, et siis nad ei lähegi kuskile. Kolmandaks, saksakeelses meedias ja minu suureks kurvastuseks ka mõned saksa kohtud on sellega kaasa läinud. Öeldakse, et see on märk solidaarsusest, me kõik võitleme pandeemiaga. Aga see on just see, mida ei tohi, see ongi seljaaju abil riigi juhtimine. Et see on see tunnete põhjal, kus puudub see ratsionaalne iva otsuse tegemine. Just, aga no ühesõnaga, et ma olen ka täiesti seda meelt, et niipea kui tehakse korrektne uuring, mis ütleb, et on kasu, ise panen ka ette. Kuni ei ole, kaitsen ka hingamispuudulikkusega inimesi, kuulmispuudega inimesi ja kõiki neid, kes seda ohtu endale võtta ei soovi. Mina ei tambiks päris nüüd mutta neid, võib-olla see juuksuri näitel ma olen nõus, et ei pea kõiki kinni panema ja ise imestasin ka, et miks Tartu Ülikooli raamatupood oli viimane, mis lahti tehti. Et kõik teised kõrtsid ümberringi ja ööklubid olid juba lahti, no ööklubid võib-olla mitte, aga et mis on siis seal raamatupoes, see nii tohutu risk. Aga ma kardan, et seal ongi see rahastamise või toimetuleku mudel on teine sellel poel, et nad ei pidanud nii väga kartma pankrotiminekut, vaid oli siis see viirushirm esikohal. Aga ma siiski tahaks natuke edasi väidelda sellel teemal, et oletame ikkagi, et tegelikult on tehtud neid uuringuid, kus on pandud mask korrektselt ja siis näiteks iirepuuri peale merisigade küll, nendel nakkub see viirus sama hästi nagu meil, ventilaator vahele, teisel pool on teised merisead ja on reaalselt näidatud, et ikkagi kui see mask on nagu vahel, siis haigestumine langeb kordades tervete merisigade puuris, et neid teste siiski on tehtud, inimestega on raskem teha, nad ei lähe puuri ja ei pane maski korralikult ette, merisiga pani palju korralikult. Ma tean ühte gruppi, keda saaks kasutada. Aga ma ei tee seda ette. Aga kui nii on nagu tehtud ja seda on näidatud, siis kas me ei võiks nagu loota sellele, et näiteks sügisel ei öelda, et kinod lähevad nüüd kõik kinni, et kui mina tahan oma kinos näiteks, ma teen niimoodi oma kino lahti, et ma müün igale inimesele pileti koos sellega korrektse maski, parima võimaliku, mis teadlaste arvates võiks olla. Ja üksiti ka mul jookseb nagu seal saali ukse taga nagu õpetus, kuidas seda korrektselt kanda ja keegi ka kontrollib, et kõik, kes saali lähevad, seda maski korrektselt kannavad. Kas ma siis niisuguste ettevaatusabinõudega võiksin jääda toimetama ka juhul, kui ütleme, viiruse levik on kõrge või ma ei või seda teha? Et ilmselt on asutusi, ma ei tea, kuidas seda ööklubi pidada, kus idee ongi, et lähed ühele inimesele lähedale, siis lähed teisele inimesele lähedale, ma seda ei tea. Aga kinos ja teatris ma põhimõtteliselt kujutan ette, et nad võiksid olla lahti niisugustel tingimustel. Et kuidas me siin peaksime jõudma nagu vabadusi austava otsuseni? Ja vaata, kinos saad sa seda kontrollida, et keegi seda maski ei puutu seansi vältel ja kui ta korra aevastab, siis vahetab selle konkreetselt kohe välja, eks ole, uuesti paigaldades uue maski ja et ta ei tõmba seda üldse lõua alla ja et siis ei tohi kinos valgust ära lasta. Siis saab küll. No jääme siiski selle juurde, et esiteks kindlasti ei ole vaja 100% inimesi seda teeks, et nakkuskordaja püsiks alla 1. Et kui mõni inimene ka kogemata tõesti eksib ja aevastab, et totalitaarset kontrolli ei ole ikkagi vaja kehtestada, et seda ikkagi teadlased ka ütlevad, et teatud protsendini igal pool Pareto efektiivsus üldiselt ikkagi toimib. Totalitaarset kontrolli mitte, aga teistpidi ei tohi seda vastutust panna ka ainult nendele juuksuritele. Võib-olla oma äri eest võivad nad vastutada, aga kui me räägime nüüd sellest rahva tervisest, eks ole, seda võib-olla ikkagi juuksur hinnata ei saa, et mis on õige, mis on vale. Eriti kui see ka nende hiirtega katsed ja kui me teeks ka inimestega katseid, siis see tulemus ei oleks must ja valge. Et mask kaitseb või mask ei kaitse köhi eest, vaid kaitseb teatud tõenäosusega. Aga mu küsimus teile juristidele ongi, kas ta peab olema must ja valge? Liikluseeskiri ka ei kaitse mind absoluutselt, eks ole. Kas see, kui ma lähen õigest kohast üle tee, võib ikkagi juhtuda, ma jään vöötrajal auto alla? Absoluuti ju ei ole. Aga äkki lepiks niimoodi kokku, teate, meil on 15 minutit aega, vabandust, ma pean ebaviisakalt väga tähtsate põhiseaduslike institutsioonide juuresolekul ütlema, et me räägime veel millestki. Jurma ütleb, millest? Ma arvan, et kõige lihtsam on see, kui tõenduspõhiselt ja avalikult öeldakse välja,
milline materjal, millise kandmise korral, mille eest ja keda kaitseb. Sest kui vastab tõele see plakat, mida Facebookis levitatakse, kus, kui mask on ees ja köhid läbi selle maski, siis sinu vastas olev terve inimene nakkust peaaegu ei saa, aga kui tema on haige ja tema köhib ja minul on mask, siis mina küll saan. Aga kes see väljaütleja peaks olema? Et siis tuleb keerata kirurgimask teisipidi, sinine sisse. Et ühesõnaga, vaatame selle asja niimoodi loogiliselt ja ratsionaalselt ära, aga Urmo, ütle, et ehk on veel mõni küsimus. Oi, küsimusi on palju ja tegelikult on näha, et ega me neid kõiki ei jõua küsida. Seetõttu ma soovitan ka inimestele, sest sinna Slido keskkonda 90690 numbriga saab minna ka selleks, et ka ise lugeda ja Arvamusfestivali vaimus ise mõtiskleda nende samade küsimustele, mis siin on esitatud ja arutada neid oma lähedastega. Aga praegu kasutaksin võimalust teile. Põimiksin siin kokku 2 küsimust, mis on seotud siis kodanikuvabadusega vastasseisus riigiga. Ja esimene neist kõlab nii, et mida te arvate vabadusest seoses selliste aktivismivormidega nagu vägivallatu kodanikuallumatus, kui riik ei tee siis kodaniku meelest midagi piisavalt. Aga teiseks loomulikult on täna vaja ära küsida ka siis selline küsimus, sest mitmed küsimused on siin kantud sellisest vabaduse kadumise ohust ja üks siis neist on selline, kuidas hoida Eestit muutumast Valgeveneks ja kuidas aidata kaasa Valgevene vabamaks saamisele. Et kui enne oli küsimus, et korra veel koroona juurde tagasi, aga see seondub selle Valgevenega, et kas valitsus tegi kõik õigesti või midagi valesti, et valesti, aga tagantjärgi mina oleks ikkagi lapsed varem kooli lasknud, eriti nooremad. Ja ma arvan, et seda tuleks sügisel eriti uute lainete valguses kindlasti mõelda. See ongi see, mis meid Valgevenes muutumisest hoidma peaks, et seda koormat ei saa siin ei kohtu, ei teistele õlgadele asetada, et kuidas et valijad targasti hääletaks, meie ei saa õpetada. Ja ka referendumitel siis õigeid valikuid teeks, mis Eestit kaitseks. Et see tuleb ikkagi hariduse ja raamatute lugemisega. Et sellega on asi minu meelest kriitiline ja hullemaks ja kriitilisemaks läheb, kui lapsed koolis ei käi. Minu vastus sellele esimesele küsimusele kodanikust ja aktivismist, et ma kahtlustan, et seal taga on ka küsimus, et kas hea eesmärgi nimel, eks ole, võib teha nurjatusi ja tegeleda tühistamise ja kõige muuga, et vastus on, et ei või. Et kõikidest suundadest tulijad ja kõikidel arvamustel olijad peavad ikkagi suutma jääda, ütleme, väärikaks ja teiste õigusi austavaks. Sellepärast, et midagi ei ole teha, vahel tuleb vastu võtta ka aus kaotusväitluses, kui sa näed, et sa tõesti oled vähemuses. Kuidas mitte muutuda Valgeveneks? Mul on väga kurb, kui kodanikud tunnevad, et meil on risk või me oleme teel muutumaks Valgeveneks. Ei, Eesti on demokraatlik riik, kus on sõnavabadus, kus on ajakirjandusvabadus, kus on kodanikel võimalus vabadel valimistel osaleda, mis on ausad. Ja kus on garanteeritud, et see valimistulemus vastab tõesti rahva tahtele. Meil on enamjaolt koalitsioonivalitsused, see on jällegi olnud minu meelest üks tarkus valida just selline valitsemise mudel, kus meil ei ole tegelikult kunagi ühel parteil selget võimu selles riigis 4 aasta jooksul tehtavate otsuste üle. Ma ei näe mitte kuidagi, kuidas Eesti võiks muutuda Valgeveneks, mis ei tähenda, et me ei peaks kogu aeg, kui keegi ründab ajakirjandusvabadust ja ajakirjanikuvabadust, poliitikut küsitleda, et me ei peaks kohe sõna võtma ja ütlema, et niimoodi ei tohi. Mis ei tähenda, et me ei peaks seisma naiste õiguste eest, LGBT+ kogukonna õiguste eest, laste õiguste eest, ütleme, inimeste õiguse eest elada vägivallatut elu ja nii edasi. Et kui keegi arvab, et kunagi on Eesti riik nii valmis, et ühegi vabaduse eest ei ole vaja enam seista hommikust õhtuni, siis ta eksib väga sügavalt. Mulle tundub, et päris palju saaks ära teha ka meie vanemad ja vanavanemad. Ma loodan, et enamikule neist ei tundu kolhoosikord ja ühiskorter ja suvilas
salaja jäneste ruumist siiski eluruumi ehitamine ja muu taoline, midagi, mida igatseda. Et ühiskond, kus sõidetakse ühtedel ja samadel rööbastel, see tähendab enamik sõidab, nagu vagunid, sinna, kuhu rööpad viivad, sul ei ole mingit võimalust valida kiirust või kuhu minna või mida vaadata. Et see enamiku jaoks tõenäoliselt ei ole see, mis aitaks inimesena elada väärtuslikku elu, olla ise õnnelik, püüda teisi õnnelikuks teha, olla hea. Et see viib omakorda pigem pettuste, korruptsiooni, stagnatsioonini. Kokkuvõttes on siis heaolu vähem, ka vaimset heaolu on vähem. Nii et võib-olla kui sellest rääkida, kui lugeda raamatuid, mis aitavad meenutada, et siis see peaks päris kenasti vaktsineerima neid nooremaid ja neid vanemaid, kes on unustanud sellise kollektivistliku ühes suunas kambakesi jooksmise vastu. Ma vähemalt tahaks loota, et kui asi läheb tõsiseks, siis enamus Eesti rahvast jällegi nii nagu senini, nagu alati on olnud mõistlik ja on siis ka mõistlik. Et sellega kaasa ei minda, et oma vabadus antakse lihtsalt ise käest ära. Väga loodan, et seda ei juhtu. Nüüd, mis puudutab sõnavõtmist, sõnavabadust, väljendusvabadust, et see on väga oluline vabaduse kaitsevall, oskus väärikalt ja rahulikult mitte nõustuda näiteks. Ja kui me sellel laseme kaotsi minna, et siis on ohud küll kaunikesti suured, sest alati on olemas need inimesed, kes mis tahes võtetega ainuvõimu sooviks. Ja kui tekib piisav mass inimesi, kes on valmis vagunitena selles ühes rongis loksuma ette antud suunas, siis on põhimõtteliselt see väga negatiivne stsenaarium mõeldav. Siiski on Eesti põhiseadus nii palju tugev ja võimude lahusus ja tasakaalustatus üles ehitatud nii, et sellist pööret teha on ikka päris keeruline. Nii et ma pigem julgeks olla optimist, aga samas ma ei julgeks olla muretu, sest me peame iga päev seda, miks sellest vabadusest on rohkem kasu kui kahju ja tüli, endale ja teistele seletama. Ja seda ka, et vabadus, see on vastutus. Aga kui minu kui ettevõtja või minu ettevõtte võime saada toetust näiteks sõltub sellest, mida ma olen arvanud ja muud sellised pisikesed ilmingud, et siis see paneb sõnavabadust, eks ju, see paneb nagu sõnavabadust alati nagu löögi alla üksjagu ja ma arvan, et selliseid asju meil on, et mida aeg-ajalt nimetatakse ka konna keetmiseks, et neid ilminguid tuleb osata alati ära tunda ja hakata vastu siis, kui vastu hakata saab ja saab kohe. Et mida kauem oodata, seda keerulisem ju on, eks ole. No ega neid ilminguid täiesti välja ei saa ju juurida, et keegi iial kunagi oma mehi ei eelistaks, võimu ei kuritarvitaks. Ja selle jaoks on ka kaitseventiilid olemas, kohus üks nende seas. Ja on aidatud ka küll ja küll kodanikke nii siis lauskuritarvitamise kui ka siis võib-olla lihtsalt rumalate otsuste puhul, ei hakka neid siin praegu ette lugema. Aga ega mina ka paaniliselt ei karda mingisugust kohe Valgeveneks muutumist, aga riik ei pea vast nimetama hakkamagi, millega ikkagi muret on Euroopa Liidus, eks ole. Ainuüksi, et see võib olla habras. Ja mida põlvkond edasi jääb järjest vähemaks neid, kellel ka meie põlvkond ei tea, ei ole kogenud neid kõige suuremaid õudusi, mida kogesid meie vanavanemad ja järjest vähem jääb ka seda otseselt kokkupuudet, et sellepärast ikkagi tuleb raamatuid lugeda. Ja tuleb hoida kõiki neid institutsioone, ka neid, kes siin täna õhtul teid teenivad ja iga päev. Muide, Euroopa Inimõiguste konventsioonis on üks väga oluline artikkel 17, mis ütleb, et vabadust ei ole vabadust hävitada. Et ehk siis vabaduse kasutamist vabaduse hävitamiseks ei kaitsekonventsioon ei tohi kaitsta kohtud. Ja see on üks vall, niikaua kui on neid institutsioone. Ja tõesti ei tahaks, et kas või kaude tekiks meil olukord, kus valitseja või valitsev jõud nendib, et teil on vabadus öelda, mis tahate,
aga teie vabadust pärast seda me küll ei garanteeri. Urmo, on sul veel midagi toredat? Ma küsin siit siis kuulajate küsimustest nüüd viimase ja selleks siis niisugune, et võrreldes eelnevate aegadega on meil palju suurem vabadus ka tolereerida. Mis imevits meid Eesti ühiskonnas veel enam sellele rajale viiks? Minu meelest ikkagi see sama arusaamine ja mõistmine, et vabadus ei vähene sellest, kui teistel on rohkem vabadust, et vabadust tuleb sellest ainult juurde meile kõikidele, meie enda lähedastele ja selle mõistmiseks ikkagi ei ole paremat tööriista, kui mõelda, et kui ma täna kuulun ühte ühiskondlikku gruppi, ma võin homme vabalt kuuluda teise ja siis on mulle olulised nende teiste gruppide õigused täpselt samamoodi. Sellest paremat meetodit lihtsalt ei ole. Ja ma arvan, et võib-olla ka see praktika, et aeg-ajalt tekib meil arutelusid, kus meil jääb mulje, et mõned inimesed väga vihaselt midagi ei talu või ei tolereeri ja see mõnes mõttes paneb meid mõtlema neile küsimustele. Siis me jõuame järgmisel tasemel, oleme natuke targemad, teeme natuke paremini, mõistame natuke rohkem ja natuke paremini. Aga lõplikult ei saa ka välistada, et protsessid pöörduvad teistpidiselt, sellepärast et ajalugu tunneb küllalt juhtumeid, kus rahvad demokraatlikult on oma vabadused ära andnud, et alati tuleb olla väga tähelepanelik minnes valimiskasti juurde, mille poolt me hääletame. Aga võib-olla on üks võimalus ka vaadata peeglisse ka nendel, kes siis ootavad suurt tolerantsust teistelt või nii-öelda enamuselt. Ei pea ka iga asjaga provotseerima ja nõudma täiesti absurdseid asju, et mingisuguseid, et hakata nüüd tervet rahvastikuregistrit ringi tegema selleks, et keegi on endale mingi uue soo leiutanud, mida nagu teadusega veel tõestatud ei ole, et kui teadlased ära tõestavad, siis võib-olla tuleb ka registri kallale minna. Aga see on see vedru efekt, et liiga palju üle ei tohi pingutada nende vabadustega, siis nad söövad ise ja see on ka kaitse võib-olla selle Valgevene eest. Ma olen täna Ivoga nõus küll, aga võib-olla 50 aasta pärast inimesed vaatavad seda lindistust tagantjärelt, on ikka imelikud inimesed arvasid, et ei saa ise valida. Ma ei tea, kuidas see läheb, me ei oska seda öelda täna, eks ole. Nii paljud asjad, mis täna tunduvad meile loomulikud, et kui külastada kas või seda sama põhiseaduse näitust, et tollel ajal ei olnud enesest mõistetavad, et maailm ju ka muutub ja areneb ja mulle väga meeldiks see veel kord meenutada seda Üllem ja ka sinu enda arvamust, et vabadusi saab ju juurde luua vastavalt meie põhiseadusele. Ja vastavalt sellele, kuidas meie ühiskond seda tajub ja võib-olla tahakski soovitada, et katsuks ise elada võimalikult õnnelikku elu ja mitte seada oma õnne sõltuvusse sellest, et äkki keegi teine oleks õnnetu. Näib, et ühtki kurja küsimust veel ei tulnudki. Suur aitäh. Ega sa ei tsenseerinud, Urmo? Kõik ei jõudnud ette lugeda. Eesti Vabariigis vastavalt põhiseadusele tsensuuri ei ole. Ma loodan, et Urmo ei teinud seda, et ta võttis neutraalsel moel neid küsimusi küsida. Kõik saavad minna neid küsimusi lugeda Sliidoos ja nagu öeldud, ise ka nende üle mõtiskleda ja arvata kõiki neid arvamusi, mis neil nendel teemadel on. Jätame siis tulevastele põlvedele õiguse ja vabaduse arvata tänasest paneelist, mida nad arvavad. Mina ei ole kindlasti õnnetu, et siia sattusin, tundsin alguses hirmu, et festival ja teemaks vabadus, et äkki on mingisugune hipi kogunemine, aga tegelikult täitsa põnev õhtupoolik. Ja Vabadusfestivali väga pikaajaliste huntidena meil on Ülle ka hea meel, et nüüd oled ka sina festivali huntide hulka arvatud. Ja rõõmsat õhtut ja suur aitäh! Stay old-fashioned with me. Stay